täna otsustasin minna Soome, sest mul on nii palju ägedaid kliente, kes seal teevad oma firmasid, teevad ainese arengut, kasvavad. Siis mõtlesin, et läheks nendele külla. Aitaks neid natukene läbi mõelda oma asju, natuke reklaami teeks nendele, sest nad on nii tublid. Ja sellepärast me siin oleme, et veeta päev Helsingis kohtuda toredate inimestega ja luua väärtust. Minul on küll väga hea meel sind täna siin laevas näha, sest see oli juhuseni, et me sattusime jälle kokku ühe laeva peale. No tegelikult oligi see juhus sellepärast, et kui sina mulle kõne võtsid ja ütlesid, et sul on plaanis teisipäeval Soome minna Viking Line'i laevaga, siis mõtlesin, et vau, et mul on täpselt samad plaanid. Aga sina toimetad oma ettevõttega 2 pool lahte. Jah, 2 pool lahte. Mis teed? Ma loon ilu. Mulle meeldib seda öelda, sellepärast, et nii puhastusteenuste ettevõte on selline, kus sa ikkagi lood ilu, paned asjad korda, teed puhtaks, annad inimestele parema keskkonna, töökeskkonna, kodukeskkonna ja teisalt on siis Helandisain sisustustooted ja elustiilitooted, mille abil siis samamoodi on võimalus ilu luua. Kus sul üldse nagu esimene ettevõte sai alguse? Ma läksin Soome 2011 ja siis ma läksingi puhastusteenindajaks. Aga olin selliste erinevates ettevõtetes ja ma ei olnud üldse rahul, ma ei olnud rahul töövahenditega, ma ei olnud rahul kõige selle korraldusega ja mul hakkas peas küpsema idee, et ma peaksin ise tegema ja kui ma kord ise teen ja sellised mõtted mul olid peas. Mind julgustas üks soomlanna, kes ütles, et tee enda ettevõtte. Ja tema uskus minusse sel hetkel ja oligi nii, et 2012 september oli mul siis esimene ettevõtte Soomes loodud. Aasta aega ainult sellest, kui ma sinna Soome läksin. Ma tahtsin muuta midagi, mis mulle ei meeldinud. Ma ei vingunud selle kallal, mis selles firmas oli, sest et ma teadsin, et ma seda ei muuda ja seda ei paranda, aga ma teadsin, et ma võin ise enda firmas. Sa saad luua midagi paremat. Jah, õppisin parimatelt. Uute standardite järgi ütleks selle peale. Jah. 11 aastat on sul ettevõte siis Soomes toimetanud, esimene. Ja. Kuidas siis järgmine sündis? Helandisain sündis sellepärast, et ma tegelikult kandsin päris kaua hinges ideed. Mulle endale meeldivad kenad sisustusasjad, mulle endale meeldib asju sättida. Ma lihtsalt tahtsin midagi pakkuda ka teistele, midagi sellist, mis mu enda peas küpses. Mis aastal see juhtus? 2020. Soomes alustasid, kuidas Eestisse jõudsid siis? Ma tahtsin Eestis ka pakkuda seda puhastusteenust, sellist kvaliteetset, sellist personaalsemat lähenemist. Ja mis aasta sa Eestisse siis kolisid nii-öelda oma ettevõtte esimese? Kas äkki võis olla samamoodi 2020? Tegelikult sa olid selleks ajaks Soomes toimetanud 8 aastat. Jah. Mõni ütleb, et sa oled hulle, sa lähed Eestisse, et seal pole mitte midagi teha ja Eesti on üldse üks mõtete kook ja... No eks tegelikult neid ütlejaid on ju alati, et aga mulle meeldib selle veel öelda, et suuri laevu saadab ikka kajakalt läbi saa. 100% nõus. Kuidas sinu juurde sattusid? Karmani ma jõudsingi täiesti juhuslikult. See oli aastal 2020, kui ta korraldas Pärnus müügiseminari. Ja mina just vaatasin, et tõesti hästi selline maskuliinne ja kuidagi nagu mulle jäi mulje tema varasematest ülesastumistest juba, et ta teab, mida ta räägib ja tal on midagi öelda. Ja siis ma olin alguspunktil 2022 oktoober. Ja alguspunkt oli lahe, see oli ikkagi nagu mitu päeva. Muidugi see vibe, mis seal tekkis nendel esimestel tundidel kohe, et see oli hästi äge. Teisel koolituspäeval olin ma absoluutselt kindel, et ma tulen see coachingusse. Ma vajasin seda sellist maskuliinsust, sellist teeme ära, et ma tundsin, et minu elus on sellest puudus. Ega ma ennast ikka leebe ei ole, et kui on vaja öelda, siis ma ütlen. No, aga ma ei survesta selles mõttes, et sa pead tegema. Ma ütlen, et ma arvan, et see tegevus võiks tuua. Sa jätad alati valikud. Jah, just. Sest minu roll ei ole kunagi seda, et öelda, mis sina pead tegema, sest need ongi sinu enda valikud. See minust on nagu, igaüks peab ise aru saama, et mida ta tegelikult tahab, sest ma ei saa öelda, et üks tehakse õige ja teine vale.
Eesti käsitöö Oko, kellega me siis natukene oleme nüüd praegu koostööd teinud, et tooted on siin müügis. Mis on muutunud ise, kui sa nüüd tunned, kus sa olid, on ja? Sa oled nüüd tegelikult olnud 6 kuud, ütleme umbes natuke 7 jookseb vist. Ja. Mis muutunud on? Et tegelikult see muutus, see pood on päris äge minust protsess on sinu jaoks tegelikult. Sa ise tunned enda sees? Tegelikult on nii, et ma ei taha nüüd ju jätta ka sellist muljet kõigile, et vau, et Karmol on see võlukepp, ei ole. Et siis ühesõnaga, et lähed coaching usse ja kõik muutub, on ju. Et kõigepealt oli armumine. Ma armusin ära temasse. Mitte selles mõttes, mitte kui mehesse, vaid et sellesse kõigesse, mida ta kannab. Aga ikkagi ma võrdlen seda, tõmban paralleele nagu mehe ja naise suhtes, et armumine läheb üle ja siis sellest tekib kas armastus või siis lahkuminek. Aga minul on tekkinud armastus. See ei ole lühiajaline protsess, see on pikaajaline protsess. Ja ma olen täiesti kindel, et kui me räägime poole aasta pärast, siis on mul absoluutselt teised mõtted, teised ideed ja teised tulemused. Idee ja idee teostamine on see, mis on küll nagu saanud sellist tuult tiibadesse. Kas või see poe avamine siin Helsingis Kalevan kadu, et ma tegelikult olin ju mõelnud, et ma tahan seda. Aga Karmo juures olles, temaga koos liikudes, on lihtsalt see, et ta räägib, tee ära. No ja mis asi see on, mis see tegelikult hoiab meid kinni ja miks ma ei peaks seda siis ära tegema? Ongi, võtad need ruumid, paned asjad sisse, tooted müüki, tehtud. Tegelikult meie poest leiab tõesti väga erinevale hinnaklassile tooteid ja väga erinevatele inimestele. Ja olen püüdnud ikkagi nii, et inimene saab minu poest osta pleedi, sisustuspadjad, vastavalt samavärvilised nahad veel juurde, et selliseid terviklahendusi. Need on pähklid erinevas glasuuris, mandel erinevas glasuuris, lagritsat on natukene. Mis on sulle kingitused ka. Aitäh, me hakkame neid mandeid sööma. Aga need on tõesti imemaitsvad, et see purk on selline, et kui sa selle lahti teed, siis vaata viivane komm. Ära sööd selle. Jah. Kalevan kadu 33. Inimene siis, kui ta saab aru, et vana enam ei toimi, aga ta ei oska üksinda edasi minna, siis on vajalik leida endale keegi, kes sulle sinu mõtteid tagasi peegeldab. Et sa saaksid aru, jah, ta ei ütle sulle, kuidas sa pead, aga ta analüüsib sinuga koos ja sa jõuad kindlasti ise kõige parema tulemuseni, sest sina ise oled oma elu seadja. Kui inimene ütleb, et Karmo, ma tulen sulle coachingusse, ma aitan muuta mõttemustreid ehk ta saab uue vaatenurga asjadele. Ta hakkab nägema võimalusi seal, kus ennem olid takistused. Ma aitan inimestel kasvatada uusi uskumusi ja olen loonud kogukonna inimestest, kes toetavad seda teekonda, kes ei ole need, mina ütlen, need tujurikkujad või energiavampiirid, vaid pigem on energiatõstjad. Sa lähed ta juurde, ütled, mul on selline eesmärk ja tema ütleb, okei, istume maha, mõtlema, kuidas ära teha. Koosta tegevusplaan ja asutegevus.